Toomase ettekanne oli nii põhjalik, et siia saab juurde tuua vahest pigem ääremärkusi ja kui keegi võib-olla kahtles sellest, et millest Herkel siin tuleb rääkima, siis kavatsen rääkida kahtlemata Riigikogu tööst, aga üks märkus võib-olla selle meediafooni juurde, mida on siin kujundatud. Meie isiklikud suhted Siim Kiisleriga on olnud väga head ja korrektsed aastaid ja see on ka praegu niimoodi. Asi ei ole üldse mitte selles. Asi on pigem nendes probleemides, millest siin ka revisjonikomisjoni esimees rääkis ja sellest, et erakonda inimesi vastu võetakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja erakonna põhikirjale, mis eeldab ka kirjalikku allkirja ja teatud kriteeriumitele vastamist. Ja siit ongi mul hea koht minna üle Riigikogu töö juurde. Nimelt, mida ikka juhtub, eile põhiseaduskomisjonis läks meil läbi üks meie muudatusettepanek, mille olime esitanud juba päris ammu. Ja Mart Nutiga kahekesi me seal olime ja see puudutas erakonnaseadust, et edaspidi registris, mida Justiitsministeerium erakondade liikmete kohta hakkab pidama, hakkab olema üks positsioon juures ja see on inimese kodakondsus. Ehk siis Eestis erakondadesse saavad kuuluda Eesti Vabariigi kodanikud ja Euroopa Liidu kodanikud. Seda positsiooni praegu ei ole ja kui seda muide hakatakse kontrollima, ma olen kindel, et see võib ehmatada võib-olla muud erakonda, ma loodan kindlasti mitte meie erakonda. Kui neid asju ei ole kontrollitud, omakäeliste allkirjadega kinnitatud ja nii edasi ja kui ei pea tegema pärast vigade parandusi. Nüüd aga ma vaataksin meie praegu töötavat Riigikogu fraktsiooni võib-olla natukene laiemas ja üldisemas ajalises kontekstis, olen neid näinud õige mitmeid. Nii fraktsiooni liikmena kui ka nõunikuna juures olles ja aeg on miski, mis kogu aeg muutub ja seab inimeste ette uusi probleeme ja ma võin küll öelda, et see kontekst, milles töötab praegu Riigikogu, sealhulgas meie fraktsioon, on üsna eriline ja seda on nende aastate jooksul iseloomustanud kõigepealt kahtlemata ülemaailmne majanduskriis, aga selle oluliselt teravamad märgid Eestis, mis olulisel määral on tulenenud ka varem tehtud ülioptimistlikest prognoosidest. Ma jällegi tuletaksin meelde seda, kuidas me 2007. aastal valimistele läksime ja siis Isamaa ja Res Publica Liit korra kraaksatas, et õnn ei ole rahas. Me ehmatasime ise ka selle loosungi peale natukene ära ja kõik jooksid võidu rahaliste lubaduste peale. 2008. aasta esimeses kvartalis olime me selle probleemi ees, et mis me nüüd tegema hakkame, kui need asjad lihtsalt ei laeku. Ja see ei ole olnud mitte lihtne protsess, see ei ole ka meie lubadustest, kõigist lubadustest lähtudes olnud lihtne, aga see on olnud vastutustundlik ja ma võib-olla osundaksin, et 2008. aastal oli partneritele väga raske selgeks teha, et riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja teha üsna raskeid eelarvekärpeid, aga me oleme sellega saanud hakkama pareminigi kui ükski teine sarnases olukorras olev riik ja Reformierakond, kes alguses kõhkles, kahtles, eriti peaministri isikus, on tulnud sellega kaasa. Ja muidugi ei anna võrreldagi Tallinna linnaga, kus toimub meie kõigi ühise raha üsna ebasihipärane kasutamine. Uued julgeolekuriskid. Jällegi midagi niisugust, mida varem ei ole olnud, on kasvanud meie ette väga selgelt energiajulgeoleku probleem. Ta hakkas tekkima juba mõnevõrra varem. Siit kõik need küsimused, mis on seotud Nord Streamiga, kus meie erakond ja ka Riigikogu fraktsioon on väga selgelt väljendanud oma seisukohti ja need on viinud Eesti oluliste eriarvamusteni, mille väljendamine, ma arvan,
on olnud äärmiselt õige ja tõenäoliselt see jätkub veel, aga laiemalt vaadates maailm meie ümber on muutunud. Energiaressurssi omavad riigid, mis ei ole enamasti mitte demokraatlikud riigid, püüavad sellega mõjutada teisi riike, sealhulgas Euroopa Liitu, ja see on uus rahvusvaheline kontekst, milles me oleme ka oma välispoliitilist tööd arendanud ja ma ütleksin, et õige edukalt. Ma osutaksin siinkohal ka kas või Marko Mihkelsoni energiajulgeoleku ettekandele Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees, mis tõsi küll oli nüüd enne selle koosseisu aega. Ja siit kohe loogiliselt tuleb nii-öelda kontrollitud ehk mitte vaba demokraatia pealetung, mis on, ma hindaksin, globaalne tendents, mille märke on näha ka Eestis kahjuks, aga see lähtub pigem meie idanaabrist. Demokraatlikud institutsioonid niisugusel juhtumil on olemas, aga nad ei tööta päris nii, nagu nad töötama peaksid. Võib-olla diskussioonid Riigikogu kummitemplist ja teravdatud tähelepanu kuluhüvitistele, igasugustele muudele asjadele on ka sellega seotud ja kaudsemalt on see ju ka poliitika maine küsimus. Nende sammudega, mida siin eespool ka Toomas Tõniste osundas meie omapoolse panusega, me oleme püüdnud Riigikogu maine hoidmisele, sest nii me hoiame Eesti poliitika mainet üldse, kaasa aidata, püüdes ka isiklikult käituda solidaarselt nende inimestega, kes majanduskriisi kurbi tagajärgi oma rahakotis väga selgelt tunnevad. Aga alati see võib-olla ei õnnestu päris hästi. Nüüd vaadates tulevikku, üks asi veel, millel ma tahan kindlasti peatuda, on see, et esimest korda, ma loodan ja usun, tekib see olukord, kus ühe Riigikogu koosseisu jooksul peab vastu põhimõtteliselt seesama koalitsioon, seesama peaminister, needsamad ministrid. Jah, siin oli see koht, et sotsiaaldemokraadid lahkusid koalitsioonist eelmise aasta juunis. See oli meie lähenemine, et tuua siia juurde toetushäältena, mitte otseselt koalitsiooni liikmetena, rohelised, mitte Rahvaliit. Ja ma ütleksin, et see on ennast õigustanud, see on andnud Eestile jätkusuutliku arengu, isegi suhted Reformierakonnaga meie poolt, ma ütleksin, selle sammu tagajärjel on läinud paremaks koalitsiooni distsipliin. Jah, formaalselt meil on vähemuskoalitsiooniga tegemist Eestis, meil on 50 häält 101-st ja jah, roheliste toetuse kindlustamine nii riigieelarve hääletustele kui paljudele muudele olulistele hääletustele, ka sellel on oma hind, aga see kõik on toiminud ja kõik need skeptikud, kes arvasid, kui te mäletate eelmisel aastal enne Euroopa Parlamendi valimisi, et nüüd midagi ikka nihu hakkab Eesti riigis minema, need ennustused ei ole täitunud ja meil on õnnestunud hoida stabiilsust. Me vaatame lootusrikkalt tulevikku ka Maastrichti kriteeriumite täitmisele, eurole üleminekule, mis stabiliseeriks meie majandust olulisel määral. Miski ei tule iseenesest, see kõik ei ole veel saavutatud, selle nimel tuleb pingutada jätkuvalt. Aga me võime olla uhked selle üle, et me oleme seda suutnud. Jah, kahtlemata on probleeme on ka praegu koalitsiooni sees võib-olla Justiitsministeeriumist tulevate seaduseelnõudega rohkem kui mujalt, on eriarvamusi, aga ma kinnitan, et tegeleme ja tegeletakse väga põhjalikult praegu nende probleemide kaardistamisega, mida on võimalik lahendada enne valimisi, mida ei ole võimalik lahendada, kus on selged erimeelsused, neid ei ole võimalik vägisi või ei ole mõtet vägisi lahendama minna ja see kodurahu peab säilima selle nimel, et Eestil oleks jätkusuutlik areng selle Riigikogu koosseisu lõpuni ja ma väga loodan, et me saame üsna samal kursil
jätkata ka pärast valimisi.